No kallis, kuidas sul on läinud täna? Mul vä? Mul läheb hästi. Mul on päris norm, jah. Sulle see toit meeldib või? See üks arbuus vä? Ikka meeldib, jah. Ma jumaldan arbuusi, jah. See on päris norm, vaata. Okei. Njam. Mul on üks kingitus sulle. Mis see on nagu? See on kaunistus. Mis ma nagu teen sellega siis? Mis nagu... Mis ma olen mingi suveniirieit sulle? Mis asja ma teen selle mängu isaga nagu? Lihtsalt mingi annad, et mingi loodad midagi. Midagi sa ei saa mõtta. Mingi kingitusega, mis asi ma olen? Arvad, et mingi ostan täna mu siin mingi mängassidega. Mis ma teen sellega? No kallis, ma mõtlesin, et sulle meeldivad sellised asjad. Ei, mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi kingitused. Sa tead seda. Sa teed väga hästi. Sa peaksid teadma seda. Mulle ei meeldi mänguasjad. Mulle ei meeldi kingitused. Mulle ei meeldi, kui inimesed mulle kingitavad. Mulle ei meeldi üllatused. Ma vihkan kingitused. Ma ei suuda uskuda, et see üks asi, et sa mulle annaksid. Mulle nagu üldse ei meeldi. Ma olen nagu, oh my god, ma lähengi ära lihtsalt. Kuredi, noh. Meil päkki mikk, noh. Mu nimi pole Mikk. Ma ei tea, mida ma nüüd teen. Ma ei oska enam mitte midagi endaga peale hakata. Ma vist tapan ennast ära. Ta oli mulle kõik. Ei sina! Mina olen Gary Chapman. Ma kuulen, et sul on naistega probleeme. Ja, on küll. Täpselt nii. Mina, Gary Chapman, kirjutasin raamatu. Armastuse 5 keelt. Meestele, kallis sõber, meestele. Siin ta on, oota. Oh, aitäh. Loe läbi, noh. Tšau. Tšau. Oh my god, miks sa nagu mingi tagasi kutsid ma nagu... Mis sa Gilbert tahad must nagu? Kallis, ma olen aru saanud, et ma olen valesti armastanud. Su juuksed on jumala kaunid ning su silmad, ma võin su silmadesse uppuda nagu merre. Oh my god, nagu, see on nagu nii armas nagu, Gilbert, oh my god, teeme lapsi nagu. Okei. Videos nägite, kuidas vale armastuse keele kasutamine võib negatiivset suhet mõjutada. Käesolevas videos kasutati ekstreemseid ilukirjanduslikke liialdusi ja ei pruugi päriselus üks ühele vastata. Kuid me õppisime sellest, et iga inimese armastuse keel on erinev ja raamatus Armastuse 5 keelt meestele põhjal saame järeldada, et tervislikus suhte saladuseks on oma partneri armastuse keele tundmine ja selle praktiseerimine.